hommikust ja kogudus ja õnnistatud 4. adventi, õnnistatud jõulu ootusaja lõppu, nagu ma kirjutasin eile sellele meeskonnale, kellega me tänast teenistust ette valmistasime. Aga see lõpp ei ole kurb lõpp, vaid see on teekond päris asjani. Me oleme nii tihti harjunud selliste poolikute asjadega, aseainetega. Juustulaadne toode Hollandist, talvelaadne jõuluilm, abielulaadne kooselu. Me oleme harjunud selliste poolikute asjadega viimasel ajal niivõrd, et kui päris asi on, siis sellest me ei oskagi enam rõõmu tunda. Ma soovin ja minu soov on, et selle jõuluootusaja lõpuga ei lõppeks meie rõõm, vaid me võiksime rõõmustada sellest, mis päriselt on tulemas. Jõulud on päriselt tulemas. Ja see ei sõltu millestki välisest, see ei sõltu millestki inimlikust, vaid see sõltub sellest, mis on kaljukindel, et Jumal on saatnud Jeesuse Kristuse selleks, et meie võiksime kogeda Jumala armastust ja võiksime meie vahekord Jumalaga võiks saada taastatud. Sellest jõulud räägivadki. Ja seda jõulurõõmu, mis on selles kindluses, ei võta ära ei lumepuudus, ei ajapuudus, ei rahapuudus ega mitte millegi puudus, sest Jumala armastus on piisavalt meie vastu. Täna hommikul teenib meid meie supersuur äge koor, erinevat nii Kaljukogudusest kui ka mujalt. Kõvasti tööd on tehtud selle pärast, et see võiks täna siin sündida ja me võiksime rõõmustada selle üle. Aga meil kõigil, meil igal ühel, kes me oleme siia tulnud, on midagi tuua selleks, et see teenistus tooks au Jumalale. Võib-olla on see inimene sinu kõrval, kellega issand tahab, et sa täna hommikul kõneleksid. Võib-olla on see mõni mõte, mis peab jõudma just sinuni ja sinu kaudu saama teostatud siit edasi. Ärme siis lase sellel meie osal sellest jumalateenistusest täna kaotsi minna ja ärme seda ka maha maga või ära unusta. Vaid oleme kõik need, kes täna hommikul sellele jumalateenistusele osalevad ja aitavad tuua au Jumalale ja üles ehitada kaasinimest enda kõrval. Tõuseme ja läheme Jumala ette ülistuses ja tänus ja laulame järgnevad laulud üheskoos.
Jumala sõna. Ma loen Salm 24, 1-6. Aukuninga tulek. Taaveti laul. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seistada pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuses. Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet. See on Jaakob, Seela. Mattuse evangeeliumi järgi kuulame esimesest peatükist 18-25. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kiilatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned temale nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu. Ennäe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse enne, kui Maarja oli poja ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. Aamen. Ja me palvetame koos. Tänu sulle, kõigeväeline Jumal, et sina oled tulnud tõesti maailmale rahu tooma, et sa oled tulnud ja näidanud meile teed, kuidas on õige elada ja kuidas me võime jõuda jälle sinu juurde välja. Selleks me palume, et me võiksime juhinduda ja õppida sinu sõnast ja kuulata, mida sul on meile öelda. Issand, me teame, et sa räägid meie südamete vastu. Issand, aita, et me võiksime avada oma südamed ja oma mõtted, et me võiksime ka aru saada, mida sa tahad öelda. Selleks me palume sinu õnnistust sellele koosolekule siin ja meile igale ühele, igal päeval. Aamen. Palun istuda.
aitäh koorile, kui Marten ettepoole hakkas liikuma, siis ma mõtlesin, et te teete beatboxiga varianti, nii nagu viimase aja moodsamates versioonides, aga nii oli ka väga hea. Järgmise laulu, mida me koos laulame, pealkiri on Mul ära kingi kullasära. Aga ärge laske ennast sellest häirida. Kui teil on korjanduseks kaasa võetud kullasära, siis ka selle võib panna korjanduskarpi. Oluline on see, et meie süda kuuluks Issandale ja see, mida me Jumalale jagame, see, mida me Jumalale anname, on tõesti meie parim. Meie süda, meie elu, meie tahe selleks, et Issand saaks teostada seda, mida ta on mõelnud just sinu ja minu jaoks oma elu kaudu. Ja kui lastevanemate soov oli, et lapsed saaksid laule kuulata, siis ma loodan, et nüüd on lapsed saanud piisavalt palju koori kuulda ja võivad nüüd minna pühapäeva kooli. Karina, sina võtad nad täna hommikul. Ma eeldan, et te räägite Jeesuse sünnist. Teil on lausa Jeesuse sünnipäeva pidu. Nii et kõik, kes tahavad sünnipäeva peole minna, võivad minna selle järgneva laulu ajal koos Karinaga kaasa pühapäeva kooli. Aga laulame koos Mul ära kingi kullas ära ja sellel ajal paneme kokku kogudusohvri. Hea Issand, tänu sulle selle eest, et sina ei ole pidanud paljuks jagada inimesega oma kõige kallimat. Jumal, et sina oled andnud meile oma poja, et ta elaks meie keskel ja näitaks meile, Isa, sind ja seda, kuidas sa oled mõelnud, et inimene võiks elada. Jumal juhatama ja õpetama ja siis läinud ristile ja võtnud kõik meie valesti elatud elud ja Jumal enesekestvuse, kannud ülesse, Jumal surnud meie eest ja andestanud meile selle kaudu. Issand, tänu sulle kõige suurema jõulukingi, Jeesus lapse eest. Ja Jumal igaühe eest, kes oma elu ja oma südame on andnud Jeesus lapsele. Jumal, et ta võiks seal kuningana elada ja juhtida ja õpetada meid. Issand, tänu sulle selle eest, et ka meie igapäevased vajadused lähevad sulle korda.
ja Jumal, sa kannad hoolt meie eest ka rohkem, kui me tihti oskame arvata või tajudagi. Issand, tänu sulle, et me oleme võinud kokku panna selle ohvri ja ma palun, et sa õnnistaksid seda, annaksid tarkust selle kasutamisel nii, et selle kaudu sinu evangeelium võiks levida. Ja Jumal, et sa õnnistaksid igat ühte, kes oma käe on sirutanud selleks, et ohvrikarpi panna, väljendades oma usaldust sinu vastu, et me ei jää sellest vaesemaks, vaid meie vajadused saavad kõik kaetud. Ja ükskõik, kas meie ajad on keerulised või head, me palume sinu ligiolu ja Jumal sinu juhtimist ja juhatust ja kandmist meile kõigile. Jeesuse nimel. Amen. Palun istuge. Ütlen koguduse teated, täna peale jumalateenistust olete kõik oodatud Tetermanni majja, kus on koguduse jõululõuna, nii et olete oodatud ja kõik, kas sa oled selle koguduse liige või sa ei ole, üks vahet ei ole, kõik on oodatud koguduse jõululõuna laua ümber. Järgmine kord on meil siin kirikus võimalik kokku saada jõulukirikus juba teisipäeval, 24. detsembril. Jõuluõhtu püha jumalateenistus on kell 5 õhtul ja jutlustab pastor Rahmo Lige, muusikaga teenivad Helen Lokuta ja keelpilli kvartett. Ja aasta viimane pühapäeva jumalateenistus on 29. detsembril kell 11 järgmisel pühapäeval. Vaatame tagasi sellele 2019. aastale, sellele, kuidas Jumal on meid kandnud sellest aastast läbi, mida ta on teinud ja vaatame ka ettepoole, ootuses, mis Jumalal on plaanis. Ja viimane võimalus sellel aastal siin kokku saada on 31. detsembril aasta viimasel õhtul, kui sa tahad seda aastat ka koguduse keskel ja koguduse liikmetega koos õhtule saata, siis kell 5 teisipäeval 31. detsembril on siin see palvus. Need, kes on käinud igal aastal, kui me oleme seda teinud, on saanud puudutatud, on saanud õnnistatud. Nii et kui sul on vähegi võimalik ja plaanid võimaldavad, siis tule kindlasti. Kas te teate, miks pastori ametit peetakse üheks kõige stressirohkemaks ametiks üldse? Te vaatate mind sihukese näoga, et millest sa räägid. Ainult pühapäeval 1,5 tundi ja see on kõik. Päris nii ei ole. Ja lisaks tuleb alati valmis olla kõigeks, sest sa kunagi ei tea, mis võib muutuda või mis võib juhtuda. Ja täna ka on hea näide sellest, et kavas oli see, et meile jutlustab Mikael Reichelgaus, aga kahjuks kas närvidest või millestki muust on ta jäänud haigeks. Ja ju siis issand arvas, et nii on parem. Nii et järgmise koorilaulu ajal siis pastor Tarmo kehastub Mikaeliks ümber ja jagab meile Jumala sõna, aga võtame seda vastu kui Jumala sõna sellest samast allikast, kus ta tuleb. Nii et Jumal kasutab kindlasti neid kõiki ja oleme avatud sellele sõnumile, mida Jumal tahab meile jagada. Aga nüüd me võime kuulda veel koori ja siis me kuuleme. Iga ükskõik
Head sõbrad, armas kogudus, jõulud on peaaegu käes. Ja mida siis enam oodata? Aga te ootasite täna ilmselt kedagi teist, aga nüüd on nii, nagu on. Ja sellest ma täna ka jutustan. Võib-olla sellisena saabki advendiaeg natukene sügavama ja teistsuguse tähenduse. Advent tähendab ju ootust, aga tähendab ka tulekut. Kui selle maailma isandad tulevad ja lähevad, siis meie isand tuleb ja ta on tulnud selleks, et jääda. Me ei oota enam Kristuse kui Messia tulekut, nagu Vana-testamendi aegselt inimesed seda vastavalt paljudele Jumala teotustele ja prohvetite profeteeringutele ootasid. Me ootame Kristuse taastulekut. Ja tänase jutluse tekst on Luuka evangeeliumi 7. peatükist, salmid 18 ja 19. Johannes kutsus enda juurde 2 oma jüngrit ja saatis nad issanda juurde küsima. Kas oled sina see, kes pidi tulema, või jääme ootama kedagi teist? Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad, Risti Johannes on meid sinu juurde läkitanud küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama kedagi teist? Tol samal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja hädadest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele kinkis ta nägemise. Ja Jeesus vastas neile, minge teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad. Surnud ärkavad ülesse, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit. Ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. Aamen. Siin on üks mees, Risti Johannes, viimane prohvetitest, kes kuulutab Kristuse kui Messia tulekut. Ja Risti Johannes on saatnud jüngrite kaudu küsimuse Jeesusele. Eesti vanasõna ütleb, et küsija suu peale ei lööda. Ja Johannesel oli julgus küsida. Sellest küsimusest poleks ehk midagi imelikku, kui me ei tunneks ära arenenud sündmuste eelnevat käiku ja mis oli juhtunud. Vaatame seda. Risti Johannes oli pannud omas meeleparanduse sõnumiga, väga erilise sõnumiga, liikuma suured rahvamassid. Maad ja linnad olid ärevuses liikumas Jordani poole. Seal on keegi uus õpetaja, lähme vaatame teda. Johannes jutustas aga meeleparandusest ja sellest, kes tuleb. Aga ikkagi paljud ootasid uue ajastu saabumist. Ja inimeste südames oli selline äratundmine, et taevane kuningriik on ligi tulnud. Nüüd viimaks algab, millest aastasadu on prohvetid rääkinud. Jumal päästab lõpuks meid kõigist vaenlastest ja võõra Rooma võimu alt. Sellest oli nii palju profeteeritud, oli pikki aastasadu oodatud ja nüüd nende inimeste silme all see on sõna-sõnalt täide minemas. Loeme, mida prohvet Jeesaja ütleb selle kohta. Jeesaja 29, 18 ja 20. Sel päeval kuulevad kurdid kirjasõnu ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest. Siis tunnevad alandlikud aina rõõmu issandas ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli tõus. Sest vägivaldsetele tuleb lõpp ja pilka saab otsa. Hävitatakse kõik, kes kavatsevad kurja. Veel ütleb Jeesaja 35. peatükk, salmid 5 ja 6. Siis avanevad pimedate silmad, kurtide kõrvad lähevad lahti, siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab. Peed keevad üle kõrbes ja ojad lõmmemaal. Läheme tagasi Luuka evangeeliumi 7. peatükki. Sealt loeme, et just enne, kui Jeesus hakkab vastama Risti Johannese küsimusele,
on seal lugu sellest, kuidas Jeesus just äratabki üles noore mehe Naini linnas oma ema ainukese poja. Ja ta ütleb emale, ära nutta enam. Ja see lugu lõpeb sõnadega, aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur prohvet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Meie kuulume täna nende omade hulka. Aga panite tähele, Jeesus Natsaretist on suur prohvet, suure algustähega, kuid mitte veel Jumala poeg. Sest Jumal ise oli küll tulnud inimesena maa peale, aga ta ei olnud veel Jumala pojana ära tulnud. Kuid ometi mõju see avaldas. Avaldas nii tugevat mõju, et noored mehed jätsid maha oma isade kalapaadid ja viinamäed ja kiirustasid Jordani poole. Huvitav, Risti Johannes rääkis tulevast Messiast, mitte enam prohvetitest. Ja ta ütles, nüüd just see on juhtumas. Kuuldes imedest, milleks on võimeline ainult Jumal, tahab Johannes siiski täielikku selgust. Ja hiljem ta ei taha jääda poolele teele. Risti Johannes teadis, et Messias tuleb, aga kas see, kes on tulemas, on ikka see õige? Peame veel kedagi teist ootama. Risti Johannes ütleb, mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Siin peame veel meenutama ühte olulist tõsiasja. Kuni nende sündmusteni ei ole Jeesus ka ise kusagil avalikult andnud tunnistust sellest, et tema on Messias, Jumala poeg. Alles siis, kui ta tuli Jordani jõest välja, peale tema ristimist, kostus taevast hääl. Sina oled armas poeg, sinust on mul hea meel. Natuke hiljem, kui me sealt edasi loeme, siis me saame aru, et midagi on läinud valesti. Risti Johannese sõnum oli olnud vastuolus valitseva korraga, moraaliga, sest sõnum oli vabadusest ja sõnum oli meeleparandusest. Ja tundub, et selline surmavaikus oli laskunud üle maa. Keegi julgenud enam avalikult Jumala riigist kõnelda. Ja kõige hullem oli see, et Messias, keda Johannes oli esile tõstnud, näis olevat justkui Johannese hoopis unustanud. Johannes oli vanglas. Sellepärast, et ta julges öelda, patt on patt ja tuleb meelt parandada. Ja siin vanglas on nüüd see mees, kes on näinud imesid, kes on ristinud Jumala poja enese, ja ta hakkab kahtlema. Jõululoos on väga palju inimlikku kahtlust. Mõtle Joosepile. Mida Joosep pidi üle? See Maaria, kelle ma valisin endale naiseks, ingel, nii ongi. Võta ta endale naiseks, sest et ta ootab last. Ka Johannes oli näinud palju imesid, mida paljud meist ei ole näinud. See oodatud Messias oli teinud asju, mis inimestele on täiesti võimatud. Sellepärast, et üksnes Jumal võib teha selliseid imesid. Inimesed said oma patud andeks. Nad said tervise, vabaduse kurjade vaimude seotuse üle ja surnud võideti elule tagasi. Siin istub vangla hämaruses mees, kelle südames on kahtluse vari. Tema on see õige.
Algus oli olnud ju väga palju tõotav, aga see lõpp ei olnud Johannesele ootuspärane. Olen ma siin. Midagi on valesti. Kuid üks lootuskiir Johannesel siiski on. Tal on võimalus enda juurde kutsuda 2 jüngritest, keda ta usaldas, ja ta otsustab, ma lähen ja saadan need otse Kristuse käest küsima. Kes ta on? Kas sina oled see, kes pidi tulema või jääma ootama kedagi teist? Meie usk on tugev, kui kõik meie igapäevaelus läheb hästi, planeeritult, seaduspäraselt. Ja kui enamus asju teevad meile rõõmu. Eriti siis, kui me näeme, kuidas Jumal väeliselt töötab, juhtuvad imed. Ja kui inimesed kogevad Jumala puudutust, väga vähesed suudavad siis jääda ükskõikseks ja kivise südamega pealtvaatajaks. Väga lihtne on Jumalat tänada, ütleb elus hästi. Aga te teate väga hästi, et saatana üks põhilisi meetodeid on, et ta paneb meid kahtlema kõiges, mis on tõde, aus, ilus ja puhas. Tuleta vaid meelde Jeesust kõrbe kiusatuses. Ta seadis kõigepealt kahtluse alla sama tõsiasja, milles ka Johannes kahtles. Kristus ikka on Messias, kellest prohvetid on rääkinud. Kas ta on jumaliku päritoluga Jumala poeg? Ja saatan ütleb, kui sa oled, siis ütle, et üks nendest kividest saaksid leibadeks. Teate, Jeesus oli 40 päeva paastunud kõrbes ja söömata. Armsad ka advendi ajal ja jõuluajal, isegi pidupäevadel, tuleb saatan meie juurde kahtluste ja kiusatustega segama just nende igapäevase elu valdkondades. Meil on vajadusi ja probleeme. Täna 4. advendil meie siin istudes, peaaegu juba jõulukirikus, ei erine milleski Johannesest. Ja ainult selle poolest, et me ei ole vangis, soojas, valges, puhtas, ilusas kirikus ja vabaduses. Materiaalses postmodernistlikus ühiskonnas elades, kus kõik on ostetav, müüdav ja vahetatav, kõigist on tehtud kaup, tundub kõik nii suhteline, et kellelgi justkui ei olekski tõde. Tundub, et mitte midagi ei ole kindlat, millele või kellele me võiksime loota. Mu kallid, sellises muutuvas ajas elades, kus ainult uus ja pidevalt muutuvad väärtused on hinnatud, vahel tundub, et see vana, see stabiilne, see justkui ei sobiks mujale kui muuseumisse hästi eksponeeritud ja valgustatud vitriinide taha või antikvariaati tolmuma. Ja selline elu on inimesed viinud olukorda, kus kõik on seatud kahtluse alla ja mitte midagi ei ole enam usaldusväärne. Inimesed satuvad loomulikult hingelisse kriisi. Aga täna me kuulutame siit Kaljukirikust ikka seda vana rõõmusõnumit jälle. Seesama, kes tuli, et jääda, seesama Jeesus kordab täna jälle, et sinu elul on mõte, sinu elul on siht ja ta näitab sulle võimaluse, kuidas selleni jõuda. Jõulud ja Kristuse sünd on see põhjus ja ütlevad täpselt seda sama vanad head lootust meile täna edasi andes. Jumala need teod, need armastuse teod on nähtavad. Kristus käsib ka Johannese poolt läkitatud saadikutel enda ümber natukene ringi vaadata. Siis isiklikult veenduda, mis nende ümber toimub. Sest lugedes edasi siit sündmusest on kirjutatud, tol samal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja hädadest, kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele ta kinkis nägemise.
nüüd on teie enda otsustada, millise sõnumi te viite vangis istuvale Johannesele. Kuid ära sellepärast imesta, kui saatan tuleb ka sinu juurde kõrvas osistama, see pole see. Vaata veel ringi, otsi alternatiive. Pakkumine on ju nii suur. Ta võib sind kahtlema panna, kas sinu patud on ikka sulle andeks antud. Ta ei soovi, et sul hästi läheks. Aga mis oli Jeesuse sõnum vangis istuvale Johannesele? Loeme seda. Jeesus vastas, minge teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurrid kuulevad. Surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmu evangeeliumi. Seda sama jõuluevangeeliumi, mida Petlemma väljadel karjastele jõuluööl. Ja õnnis on see, kes iial minust ei pahandu. Ja nüüd see küsimus, kas oled sina see, kes pidi tulema, või peame ootama kedagi teist, tundub Johannesele justkui natukene kohatu, nagu ta seda kuuleb ja saab sellise vastuse. Jõuluootuses ei ole Jeesuse ootused meile nii suured, me ei suudaks uskuda. Seda imet, et Jumal sai inimeseks. Ta näeb meie esimest väikest usualget ja julgustab uskuma suuremat. Jeesus ei hakanud Johannest seal vangis istudes noomima. Ehk oleks võinud. Jeesus teadis, et Johannesel on raske. Ta teab, kui meil on raske. Jeesus ei muuda meie olukorda veel raskemaks. Mu armsad, jõulude sisu on, Jumal ei esita meile süüdistusi, kui meil on raske. Süüdistaja on keegi teine. Temalt tuleb meile abi ja temalt tuleb meile julgustav sõnum. Meil on täna suur rõõm ja julgus öelda, Jumal on saatnud oma poja siia maailma ja sellest täielikult piisab. Jah, tõsi, on teistsuguseid pakkumisi, küll erinevate õpetuste, moevoolude, usundite näol, kuid on ainult üks, kes juba on tulnud, et meie elu oleks õigel rajal. Jeesus Kristus, inimeseks saanud Jumal, kes tuli, tema võib rahuldada inimese intellekti, vaimsed vajadusi ja füüsilisi vajadusi ja sellest meile täielikult piisab. Ja sellepärast me täna tunnistame jälle, meil ei ole vaja oodata kedagi teist, kes suudaks meie inimeste probleeme ja vajadusi paremini lahendada kui meie endi looja, kõikväeline Jumal. Ta tuli selleks, et meiega jääda Immanuel ja seda igavesti. Õnnistatud jõuluaega teile. Aamen. Jõulud tuletavad meile meelde, et Jumal on meiega nii jõulude ajal kui igal päeval, igas sinu olukorras. Et issandale läheb korda see, mis sinu elus on toimunud ja mis jätkuvalt toimub. Ja Jumal ootab, et ta võiks olla sinuga osaduses, sinuga koos. Samamoodi nagu me kogudusena rõõmustame selle üle, kui ka jõulude ajal mitmed meie koguduse liikmed kõikjalt erinevatest paikadest tulevad kokku selleks, et olla koguduse pere keskel. Vaatan, et meil võib siin täna peagi ilma kartest kokku võtta, et Erik on tulnud põhjast, Beth on tulnud lõunast, Ville on tulnud idast, keegi on kindlasti läänest ka tulnud, nii et me saame sellise hea hulga kokku. Tere tulemast tagasi kodukoguduse keskele. Rõõm nii teist kui igast ühest. Aga
nagu ma ütlesin, Jumalale läheb korda, mis sinu elus toimub. Ja nüüd me läheme Jumala ette palves. Me tõuseme selleks, et palvetada ja viime oma enda südamesoovid, oma enda palvesoovid Jumala ette, aga viime ka need, mis on tulnud väga erinevad kanaleid pidi Issanda ette. Issand on tõotanud, et kus tema nimel ollakse koos, seal on tema kohal. Koguduse palvel on eriline vägi ja Jumala võitmine ja selles usus me tahame kanda ka kõik need palvesoovid Jumala ette. Issand Jeesus, me täname selle eest, et sina oled tulnud. Jumal, et sa oled tulnud selleks, et meile näidata Jumalat ja kinnitada seda, et armastav Jumal on meiega kõigis meie olukordades. Just sellel ka kõige pimedamal ajal. Issand, ükskõik, mis meie enda elus on toimumas. Issand Jumal, sina oled meiega ja sinu arm ei ole ära lõppenud. Ka nendes pimedates orgudes, Jumal, kus me vahest inimlikult tunneme, et me oleme justkui üksi. Aga Jeesus tõestab, et Jumal on seal kõige lähemal ja et ta teab, mis tähendab inimlik kannatus ja inimlikud raskused. Issand, sina tulid siia maa peale inimesena selleks, et meile Jumalat näidata. Ja me täname selle eest, et sa valisid selle tee. Jumal, et me võime teada, et sinu armastus meie vastu on nii suur, et sa ühtegi takistust ei ole pidanud liiga. Et see meiega koos olla. Ja Jumal, selles usus me paneme iseendid su ette ja me paneme, Jumal, sinu ette oma elud. Sina tead, millega me võitleme, sina tead, Jumal, mille eest me toome tänu. Issand, sa näed meie igaühe elu sellel jõuluajal. Ma palun, Jumal, et sa oleksid igale õele ja vennale väga ligi, et ta võiks kogeda, et Issand on temaga. Ja Jumal, et sina kannad meid kõigis meie elu olukordades. Jumal, me tahame paluda eriliselt ka nende palvesoovidega pärast, mis on tulnud koguduse ette. Issand, kui üks vend on saatnud kaugelt maalt kirja, ta igatseb koju tulla, aga sina tead neid põhjuseid, miks tal ei ole võimalik. Jumal, aga ta on andnud selle olukorra sinu kätte ja palunud sinu käest lahendust. Ja Jumal, me seisame kogudusena venna juures ja palume ka koos, et tema unistused võiksid saada teoks. Ja Jumal, sa võimaldaksid tal koju tulla. Issand, me palume ühe õe pärast, kellel on suur surmahirm, Issand, suur ärevus ja ka peavalud ja Jumal väga keerulises olukorras. Ta ütleb, ta kardab oma elu pärast. Issand, me palume ta sinu kätte ja me palume Jeesuse nimel, et sina, kes oled armastuse Jumal, on öelnud, et armastus ajab hirmu välja. Issand, me palume, et see hirm Jeesuse nimel kaoks. Ja Jumal, need peavalud lõpeksid. Ja Issand, et ta võiks saada sellel jõuluajal ka rahu. Rahu, mis ületab kõik mõistmise ja Jumal, rahu, mis jääb kestma. Issand, ka teise õe pärast me palume, kes maadleb depressiooniga. Jumal, kes vajab sellest vabanemist. Jumal, me palume, et sa ka sekkuksid oma jumaliku käega ja et sa ülemarstina tervendaksid kõik selle, mis vajab tervendada. Et õde saaks vabaks ja Jumal võiks olla rõõmus ja võiks olla rahus. Issand, me palume ühe vanema naise eest koos tema perega. Jumal, kui tal on avastatud vähk ja see on tekitanud ka palju muret tema peres. Jumal, Jeesuse nimel me kuulutame talle tervenemist. Issand, me kuulutame talle tervist tema ihule ja ütleme, Jumal, pane sina Jeesuse nimel oma käsi sellele vähile ette, et see peatuks ja taanduks ja kaoks selle naise ihust. Ja Jumal, me palume ka rahu tema perele, tema lähedastele, kes tema pärast muretsevad. Issand, et nad võiksid kogeda, et ka selles ajas ja selle suure murega nad ei ole üksi, vaid Jumal, nende pärast palvetatakse ja Jumal ise on nendega. Issand, me palume sinu lahendust sellesse olukorda ja kõikidesse nendesse olukordadesse, milles me oleme ise. Jumal, kas me ütleme need välja kõva häälega või vaikselt oma südames. Sina tead kõige paremini. Me palume, Jumal, et sa kohtuksid meiega seal, kus me oleme ja kõnetaksid meid viisil, mis räägib meie vastu. Issand, et me võiksime nendel jõuludel tõeliselt kohtuda Jeesuse Kristusega ja see võiks tuua muutuse ja valguse ja lootuse meie ellu. Jeesuse nimel me palume seda. Palun istuge ja me kuulame.
tänu meie koorile ja aitäh, Ester, et nagu sa näed, siis tallesid on küll, karjast on vaja. Aitäh, et sa oled olnud meie koorikarjane ja see meid taas kokku toonud ja nüüd meie jumalateenistus hakkab läbi saama, aga nagu öeldud, te olete kõik oodatud Tetehmani majja meie koguduse jõululõunale, nii kui teenistus lõpeb. Aga tõuseme, võtame vastu sõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sulle ja andku sulle oma rahu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Mingem Jumala rahu.